Päike paistab, sume kevadõhtu, linnud laulavad. Tegelikult ei ole nii idüll midagi. Idüllist on asi ikkagi natuke kaugel. Kuigi samas selline piiri peal elamine on ikkagi ka omamoodi idüll. Mingisugune konks peab asjal olema. Täna on siis selleks sääsed. Siin on isegi vähe neid. Tulin jooksuga läbi metsa. Seal oli täiesti hullumaja. Seal oleks saanud sääsekooki teha. Aga ma ei plaani sellise pisiasja pärast täna koju tagasi minna. Nagu näha, tulin päikeseloojanguks ja plaanin siin olla siis tegelikult kuni päikese tõusuni. Vahepeal võib-olla magan mõne tunni hämmokis. Aga lisaks sellele fotopoolele on siis plaanis ka natukene testpüüki teha. Mul on siin kaasas varustus, millega ilmselt võiks 5 aastat metsas elada. Naljaga pooleks muidugi. Aga selle poisi rakendame täna ohjesse ja vaatame huvi pärast, mida võib ühest Rabajärvest leida. Ma ütlen ausalt, mina ei ole siin kunagi varem püüdnud. Lihtsalt oma kevadiste pildistamiste käigus avastasin, et mingit kala siin liigub, elumärgid olid olemas. Ja nüüd tulin suurest uudishimust vaatama, mida me siit leida võime. Tuleb pikk ja põnev öö. Nii, ühe asja teeme kohe selgeks. Mingiks suureks kalapüügi kuuruks ma ennast ei pea. Ja praegu panin siis otsa sellise silikonlandi. Nagu näha, siis mul trossi ei ole, nii et arvestades, et Raba laugastes ja järvedes põhiliselt on haukahven, võiks eeldada. See lant on pigem, ütleme, haugipala, siis on ikka risk, et kui ka tuleb keegi, siis läheb koos selle tamiiliga. Aga mis seal ikka? Kui on nii palju erinevaid asju, mida kõike tahaks teha, et võtad foto- ja videoasjad kaasa, võtad kalaasjad kaasa, siis lihtsalt neid asju, mis meelest ära lähevad, tekib nii palju. Lõpuks jätadki mitmed asjad koju. Aga noh, samas on nagu huvitav proovida. Et tõesti, ei ole ise siin kunagi püüdnud, ei tea, et keegi oleks. Tunnen ennast nagu indiaanlane kuskil tundmatul maal. Unustasin kindad ka koju. Oleks olnud palju mugavam kõike teha. Sääsed lihtsalt söövad kogu aeg. Peab ikka vaatama siin natuke teisi nurgataguseid ka. Ma ei tea, kas kaamera silm seda näitab, aga sellised tibupojakesed on meil siin vee ääres. Ikka väga väikesed. Ütlen ausalt, kalapüügist ei tulnud praegu mitte midagi välja. Lihtsalt hetkel ei näkanud ja muud asjad tulid vahele. See on see probleem, kui sul on mitu hobi ja mingi hetk mõtted jooksevad sassi. Tahaks teha ühte, tahaks teha teist. Praegu, nagu näha, ootab mind seal täiskuu ja seda tuleb pildistada. Kahjuks mul ei ole päris õiget objektiivi, aga midagi ikka. Et vahepeal jätan selle kalapüügi sinna paika. Natuke vaadet ka siit fotograafi elust. Eemal on siis näha tõusev täiskuu. Kõik on väga ilus ja mõnus visuaalselt. Aga muidu on asi ikkagi päris hull. Sääsed on mind täiesti ära söönud ja kardan, et ega see asi paremaks ei lähe. Võin siin oma võrku kanda, aga kindad unustasin koju ja käed on juba
küünarnukis saadik ära söödud. Varsti ei ole enam ühtegi jäset alles. Selline raske elu. Natukene selline ülekuulamise tunne on, aga mis mul muud üle jääb, kui kaamera pole võimeline pimedas näitama. Aga põhimõtteliselt kogu mu õhtune üritus läks plaanipäratult, ma ütleks. Mõtlesin, et tulen siia keskidülli ja püüan rahulikult kala, pildistan, kõik on mõnus. Aga tegelikult mul küll väike kahtlus oli sees, et ikkagi sääski võib siin olla tavapärasest rohkem. Ma ei arvanud, et neid nii palju rohkem on. Ja ma unustasin koju ka kindad. Õnneks mul võrguga müts oli kaasas, see veel päästis. Aga ühesõnaga läkski kuidagi selliseks natuke kiirustamiseks. Et püüdsin natukene kala, midagi ma landi otsa ei saanud. Hommikul proovin uuesti sellepärast, et ma olen kindel, et siin on kala. Siis käisin pildistamas nii kaua, kuni ideid ja mõtteid jagus. Ja kui need said otsa, siis ega muud teha ei olnudki. Tulin lihtsalt siia ripvoodisse ja olen siin hommikuni. Kahjuks küll vist kaamera ei suuda seda kuma näidata. Vaade on mul siin täiesti super. Aga kahjuks ei saa seda näidata, jah. Võib-olla hommikul. Ja praegune mõte ongi see, et natukene genereerin selliseid loomingulisi ideid, mida ma kodus nii segamatult teha ei saa. Ja ilmselt magan mõne tunni ja ka varsti siin pikka pidu ei olegi, hakkab valgeks minema. Täis kuu ripub veel endiselt taevas. Huvitav on näha, milline see hommik olema saab. Aga sellest saate juba kõik osa ka, sellepärast, et siis suudab kaamera silm juba asju seletada ja on näha, mis toimuma hakkab. Nagu näha, siis kuu on endiselt taevas. Nagu näha, siis sealt puude kuma pealt või peegelduse pealt, et päike on juba tõusnud. Ja see tähendab minu jaoks seda, et pildistamise rõõmu midagi on otsa saanud. Väga palju siin midagi huvitavat püüda minu jaoks hetkel rohkem ei ole. Vähemalt mitte läbi fotosilma. Päike ise on seal. Ja kuna igasugused visuaalid on kõik võimalikel viisidel talletatud, siis nüüd ma kavatsen ikkagi vähemalt ühe kalasit kinni püüda. On see haug või ahven või hoopis tükkis midagi kolmandat. Seda näitab aeg. Igatahes oma kahtluste kinnituseks, et siin kala on. Nägin ma, mitte ei näinud, vaid kuulsin ma öösel siis siin ikkagi kalade mängimist veepinnal ka. Nii et hakkame uurima. Hommik on ees. Selline ilus. Ütleme nii, et täiesti lootusetu. Hakkasid kala püüdma ja siis järsku märkasid, et kui päike välja tuli, siis hakkasid alles asjad juhtuma visuaalses pildis. Nii et ühe korra viskan lanti, teise korra teen jälle mingi foto. No vaadake ise seda rohelust. Täielikult nagu oaas keset sellist tuhmimat raba. Täiesti fantastiline. Aga tõesti, tunnen, et keha kaalus olen ilmselt mingisugune
3 kilo kaotanud puhtalt verearvelt. Sääskin lihtsalt nii palju. Aga ilmselt ka on selline korralik loodusentusiasti ekstaas, et kui koju lähen, küll siis hakkab alles tunda andma. Praegu sellise maastikuga proovi sa kuidagi nuriseda. Ikka täielik paradiis. Plaanid muutuvad praktiliselt iga minutiga. Niimoodi see looduses käib. Ja eks tujud käivad ka üles-alla, paremale ja vasakule. Tuli selline mõte, et kuna sääsed äkitselt otsustasid kõik ära kaduda, siis ma võtsin küll rippvoodi maha, aga panin endale lihtsalt sellise võrgu ülesse. Teen ikkagi väikse hommikusöögi. Korraks mõtlesin, et lähen otse koju, aga tegelikult ei ole mul kuskile kiiret. Ja muidugi ma ei mõelnud jällegi selle peale, et peaks ujuma ka minema. Aga kui on vähemalt mingisugused riideesemed olemas, millega kuivatada, siis saame hakkama. Et kuidas sa saad tulla ööseks rappa ja mitte siia tegelikult väga sooja ja pehmesse vette mitte hüpata. Ja mul on mõte, et ma ujun sinna teisele poole, kus on selline vee kohale ulatuv kasepuu. Natuke selline hommikune Tarzani mängimine. Eks ole näha, kuidas see välja tuleb. Ütleme niimoodi, et see veekogu on mõneti üllatav. Esialgu kui hakkasin vette tulema, see sügavus oli mingisugune 50 sentimeetrit. Juba hakkasin mõtlema, et terve veekogu on selline. Aga siin on ikkagi, tundub, et päris sügav. Õigemini nüüd enam ei ole. Istun põhimõtteliselt siukse paksu vedela turba pudru sees. Selline asi on mul külje all. Et ma ei teagi, kuidas nende juuksetoodete ja näomaskidega on. Kas paneb habeme ja juuksed läikima ja teeb 10 aastat nooremaks või kuidas sellega on? Aga prooviks kuidagi siia puutsa saada. Ma isegi ei taha teada, milline ma välja näen. Aga õnnestus see väike Tarzani trikk ära teha. Hea on muidugi see, et käia alasti ujumas sellises turbamülkas, siis tegelikult riided tunduvad igas mõttes täiesti tarbetud. Kõik kohad lähevad seda turvast täis. Näed täiesti sookolli moodi välja. Aga mõnus on siin kaselehtede vahel turnida. Muidugi, kui keegi kuskil praegu eemal binokliga vaataks, siis oleks ilmselt üsna kummaline vaatepilt. Alasti mees turnimas kuskil vette ulatuva kasepuu otsas. Neid saari on siin päris mitu. Ja mul on siuke imelik tunne, et ühe saare peal on vist luigepesa, kui ma öösel just kummitust ei näinud. Nimelt ilmus siis ühel hetkel saare keskele valge kogu. Ma ei suutnud täpselt tuvastada, kas see on luik või ei ole, aga mis ta muu olla sai. Kokkuleppeid ühegi teise rabaelukaga ei olnud. Aga eks ma ujun tagasi vist siit lapsepõlvelikust idüllist.
ujumas käidud ja läheb käiku ikkagi väike hommikuine. Ma ehitasin endale siia vahepeal ühe võrgu. Enam ei viitsinud rippvoodisse tagasi ronida. Sääski on küll väga väheks jäänud, aga ikkagi hea, mugav. Tead, et keegi ei tule sul kõrva ronima. Ma arvan, et ma söön natuke. Teen väikse une äkki, kui liiga mõnus olla hakkab. Ja siis lähen käin ühest teisest rabast läbi. Vaatan korra, kuidas seal olukord on. Ja siis lähen juba koju ära ja hakkan ette valmistama üheks laste matkaks. Natuke nuputan neile teistsuguseid tegevusi. Ei taha päris sellist õpiku tarkust jagada. Proovime hoopis kuidagi elulisemalt asjadele läheneda. Sõin kõhu täis ja mõtlesin, ma ei viitsi mitte midagi teha. Ma ei viitsi koju minna. Ma ei viitsi seda kala püüda enam. Ma näen, et siin kala on, aga mul anti ta ei taha. Ma ei viitsi oma asju ka kokku panna. Kuulan lihtsalt siin nende sääskede pininat. On ikka erilised nälked küll. Neid on umbes 5 miljonit korda vähemaks jäänud, kui need enne oli. Aga ikkagi on nad tüütud. Sellepärast ma panin selle võrgu ka siia ülesse. Riputasin puu otsa nagu jõulukaunistuse. Ja siin toru all ma siis niimoodi olen. Väga põnev oleks, kui mõni rändaja või turist siia kuidagi satuks. Vaataks, mingi hull magab siin. Mul on jumala ükskõik. Elagu kevad.